kui nüüd hakata maja joonist tegema, siis selle alustamine käib ikkagi jällegi mudelruumis nagu ennegi. Ja põhimõtteliselt on võimalik kasutada erinevaid tööriistu, võib kasutada ristküllikut, võib kasutada joont, aga kuna seda ikooni enam ammu töölaua peal ei ole, siis ma tahan meelde tuletada ühte sellist vana unustusse hõlma vajunud tööriista, mille nimi on Multiline. On siis ML. Selle saab endale menüüsse lisada, kui tööriist peaks hakkama meeldima. Multiline'il on siis mõned omadused. Praegu siis on ta justification on top, ehk siis ülemise joone küljes. Skaala on 20, seda on kahe joone vahe on 20 mm. Ja style on standard. No rohkem meil praegu ei olegi. Ja esimene asi me peaksime ära muutma skaala, sest skaala moodustab siis selle seina paksus, ütleme näiteks paneme skaalaks 200. Nii, nüüd hakkame 0 punktist minema 0,0 ja nii, nüüd ma peaks tegelikult nägema kahte joont, mitte ühte. Küsimus on selles, et see oli mul nii suur lihtsalt ja ma ennem joonistasin väga väikest asja. Et kui ma nüüd hakkan minema paremale poole, siis tuleb mul joonistan seina sisemist pinda, kui ma hakkan üles minema, siis ma joonistan välimist pinda. Et ma praegu pean, kuna ma rohkem momendil välja zoomida ei saa, siis ma pean käsu ära katkestama siin ja tegema algatuseks ühe maja suuruse ristkülliku, ütleme näiteks siis 6000, 3000. Nii ja nüüd hiireratta topeltklikiga saab zoomida selle endale ette. Ja kui ma nüüd võtan selle Multiline'i ja hakkan siis mööda perimeetrit minema, siis tekib mul siia kaks joont korraga. Ja keskele saab siis seina, kui me paneme justificationi 0 ehk siis teljele, vähendame skaalat ka, et sisesein ikkagi paneme 100 ja joonistame siis keskele ühe seina. Nii. Ja selleks, et neid ühendusi siis lahti ühendada, selle jaoks on olemas ML edit ehk siis Multiline edit. See peaks olema siis open tree, mis ma siin teha tahan. Tuleb siis üks sein seletada teine, üks sein selekteerida ja teine. Ja siis käsk ära lõpetada. Ja põhimõtteliselt on seinad kui sellised olemas. Idee poolest saab siia selle tööriistaga lõigata ka avasid, kas siis läbi kõikide kihtide või ainult läbi ühe kihi. Aga selle tööriista arendamine on siis juba ammu ära lõppenud ja ta on hästi kohmakas, nagu te ise märkasite, et sellega on võib-olla mugav vahepeal mingisugust mitmerealist sõiduteed joonistada, aga ka maja joonistamise juures võib seda siis kasutada.